tere ja maagilist uue aasta algust sulle. Väljas on karge, mõnus paks lumi. Mind vähemalt paneb naeratama, täiega naudin. Vaade on praegu nii ilus terrassile, kus siis puud on mõnusasti lumetutsakaid täis ja paks lumi. Aga kuidas siis see aasta algas sul? Tihti inimesed mõtlevad seda, et kui aasta algus ei ole nii, nagu nad on oma peas välja mõelnud, et siis on terve aasta rikutud ja kõik läheb halvasti. Või siis, et kui ma just teen need ja need asjad ja sa teedki läbi, et vot siis nüüd on hea aasta. Ja tegelikult on ju nii, et see, mida sa usud, see saab olema. Aga seal on ka agasid. Ja ma tahan sulle natuke rääkida sellest, miks on võib-olla oluline uue aasta alguses või kui see aastanumber vahetub, rohkem nagu näha ennast. Loomulikult on see kogu aeg oluline, et sa näeksid ennast ja sa teaksid, kes sa oled, aga miks on just oluline praegu, sest see on just kui mingisugune energeetiline shift toimub ja ma näen seda, ma olen ühes videos juba seda jaganud, aga mitte siin avalikus kanalis, et ma näen seda selliselt, et just kui üks aastaring hakkab nagu lõppema ja sealt juba algab nagu uus ja see kuidagi see energeetiline, et see on nagu siuke tõusulaine, paneme talle sellise nimetuse, et see on nagu selline tõusulaine, mis nagu tõuseb nüüd ja hakkab liikuma ja see on see koht, kus väga paljud inimesed valivad siis oma ellu muutust, aga mingil hetkel tundub nii ebamugav ja siis nad astuvad maha, aga kui sa valid sinna astuda sinna tõusulaine peale nii-öelda ja jääda sinna peale, et vahet ei ole, kas on ebamugav või mitte, siis see kannab sind nagu edasi jõuliselt. Ja mida see sinule kui inimesele tähendab vaid seda, et sul on mingil viisil või mingil vääral või mõnevõrra lihtsam nagu kogeda, ma ei tea, luua, näha seda reaalsust, kuhu sa tegelikult oled tahtnud liikuda, ehk siis see, mida sa nii-öelda oled tahtnud manifesteerida. Aga sellesse manifesteerimisse kui sellisesse ma ei lasku, sellepärast et see, kuidas varem on olnud, mida ma ise ka tegin, oli see, et uue aasta alguses olid need vision board'id ja kõik selliste asjade loomine. Ja ma arvan, et see oli kuskil 5 aastat tagasi, kui mulle tuli teadmine, et mina ei loo selliselt. Mäletan, ma läksin, see oli jaanuari, kas oligi 1. jaanuar või et ma läksin nagu sõbranna juurde seda vision board'i tegema. Ja siis mulle tuli teadmine, et mina ei loo selliselt ja siis mulle anti info ja ma olen seda varasemalt ka jaganud oma klientidele. Ma arvan, et ma olen siin kanalis ka jaganud, aga fakt on see, et ma tegelikult päriselt ei läinud seda teed, et ma kogu aeg niimoodi nii-öelda loon, vaid et ma väga palju lõin ikkagi teadmatult enda elu ja nüüd ma nagu tean, kuidas see käib, mis mulle tegelikult öeldi, sest et ma ei läinud seda lahti kodeerima tol hetkel. Ma lihtsalt teadvustasin ja ma sain aru ja ma tegelikult kogesin ka ja see tundus mulle ülilihtne. Ilmselt seetõttu ma ei sukeltunudki. Aga tegelikult see ongi lihtne ja palju lihtsam kui teha seda puudusest loomist, ehk siis sa lood selle vision board'i, sa lood sinna seda, et sul ei ole seda ja siis sa paned selle seina peale, et siis sa käid kogu aeg vaatamas seda, et siis lukustada seda pilti endale, et siis see saab sinu omaks. Jah, on juhtunud, kindlasti ma tean ka neid inimesi, kellel on olnud nii, et see toimib, aga see toimib mingisugustel viisidel
mida ma siin ei räägi jälle selles videos. Need on mõned teised kohad ja see selleks. Nii et aasta algus, astu selle laine peale, mida sa oled otsustanud. See on see otsus, see tegelikult see laine tekibki põhimõtteliselt sellest sinu otsusest. Ja see on mõjutatud sellest numbrivahetusest ka, sest et inimesed usuvad, et kui toimub see muutus, et siis põhimõtteliselt sa saad muuta kõike, sa saad luua uued algused. Ja kuidagi sealt tekib ka mingisugune kood, siis mingisugune energeetiline kood, mis hakkab sind kandma või aitab sind kanda. Aga tegelikult sa lood oma elu iga päev, sa lood oma elu igal hetkel, kas siis teadlikult või teadvustamatult. Ma usun, et enamus inimesi ikkagi täiesti teadvustamatult ja mina tegin seda samamoodi. Ja see sõnum, see ei ole isegi sõnum, vaid et see on see, mida ma tahtsin siia ruumi tuua, ongi see, et märgates ennast, näed, kes sa tegelikult oled, mida sa oma reaalsuses nagu näed, seda sa oled oma reaalsusesse loonud, sa lood, tihti sa lood kogu aeg kordust, sellepärast et sa ei tea, et sul on vaja pilk mujale keerata, sul on vaja olla hoopis keegi teine, on ju. Ja kui sa usud seda, et sinu elu on välisest mõjutatud, siis pane see korraks tahaplaanile või kõrvale, et kas või selleks hetkes, kui sa siin oled, et kuulata midagi muud. Sest kui ma ütlen sulle, et tegelikult väline keskkond ei mõjuta seda, kes sina oled, sina ise valid olla mõjutatud, siis ilmselgelt see ei pruugi meeldida sulle. Ja väga palju on räägitud siis toksilistest keskkondadest ja toksilistest inimestest ja teadvustamata, et sa tegelikult ise nagu annad selle hinnangu sellele, et see keskkond ja see inimene näitab lihtsalt seda, kes sina oled. Ja kui sulle ei meeldi seda näha ja sa ei ole teadlik sellest, et see on sinu enda looming, siis ongi hea ja lihtne näpuga näidata väljapoole, et näed, tema on toksiline, tema pärast olema selline. Ma olen ise selle kõik läbi teinud ja ma tean, et see täiesti ongi nii tol hetkel, sest kui sa tõsimeeli usud seda, aga nagu ma juba varem ütlesin, sinu elu on täpselt selline, mida sa usud, on ju, ja mida sa siis selle usu pealt lood ja kõik on võimalik muuta. Nii et uue aasta algus, astu sellele lainele teadlikult, kes ma olen, mida ma tahan kogeda, kuhu ma tahan minna, võib-olla isegi see, et mida ma süüa tahan, miks mitte alustada sellest. Näiteks aasta alguses alustatakse alati dieetidega või trennidega, aga asi ei ole üldse selles dieedis ega trennis, vaid selles, kuhu su fookus on pandud. Ja kui fookus on pandud negatiivsele, et ma ei taha olla see, siis sa tegelikult lood seda juurde. Ja seda sa ju ei taha, kui sa tahad muutust. Ja miks ma seda räägin üldse, et pane korraks kõrvale või unusta ära see, mida sa tead või mida sa oled arvanud. Aasta tagasi, kui ma tegin otsuse, et ma lõpetan ära oma enda või oma traumade tervendamise ja ma lõpetasin ka klientidega sellisel kujul töötamise seetõttu, siis muutus sai tulla lihtsalt tänu sellele, et see oli otsus, et kõik aitab. Ja teine asi oli see, et ma julgesin kõrvale panna kõik need teadmised, mida ma olin 15 aasta jooksul õppinud, kuidas need haigused, mis on need metapõhjused, pluss kuidas käib kõik muu, kuidas inimesed või kuidas töötab nende see psüühika ja nii edasi. Ma lihtsalt julgesin selle kõik kõrvale panna ja sellest totaalselt kasvas välja mingisugune tohutu maagiline kogemus, sest see 1 aasta oli minu jaoks täpselt nii, et see
täna algas ja homme hakkas juba uus aasta, kui tuua nagu näitena. Et ja ma ei ole tagasi võtnud seda. Ma ei ole võtnud tagasi neid teadmisi, sellepärast et need ei ole enam mulle vajalikud. Minu jaoks on avanenud täiesti uus reaalsus. Ma kogen ennast hoopis teistmoodi, ma näen ennast, maailma, teisi, ma näen teistmoodi ja see on minu jaoks palju ägedam, põnevam, lõbusam, maagilisem ja nii edasi. Ja see on see, miks maagiakoodide portaal tuli, sest et see ongi puhas maagia, et ma ei tee seal nõidust. Miks paljud inimesed võib-olla kas tunnevad huvi või siis ei tunne huvi, arvavad, et see on seotud mingisuguse maagiaga, mida teevad nõiad. Tegelikult maagia oled sina ise. Ja kui sa saad teadlikuks enda väest, mida sa oled nii kokku pressinud ja ära peitnud lihtsalt sellepärast, et sul on hirm, sellepärast, et sa oled hakanud midagi uskuma, mis ei ole tõene. Ja kui sa hakkad aru saama, et kui äge ma olen. Ja selles mõttes mitte see, et ma olen nüüd egoistlikult äge, vaid et see, et sa saad aru, et kes sa päriselt oled, milleks sa tegelikult võimeline oled, kuidas sa võid nagu hetkega oma enda reaalsusi muuta, kuidas sa hetkega võid enda ellu luua küllust või siis hetkega luua endale ellu kaost. Vahet ei ole, sa lood kõike täpselt samamoodi. Nii raha kui tervist, kui õnne, kui armastust ja nii edasi. Siis nagu, kui ägedaks elu läheb, kui lihtsaks su elu läheb. Mul on nii põnev. Igal juhul. Tõusulaine siis. Ma saan aru, et mul on vaja veel panna sinna korraks tähelepanu. Sa ei ole see, kelleks sa oled ennast pidanud. Sa näed ennast teisena, kui sa vaatad läbi teiste maailma. Sul on vaja tõsta fookus tagasi endale, enda sisse, et näha, kuidas sa näed maailma. Sinus pole midagi muud kui vägi, mis tahab avalduda, aga seda väge sa ei julge näha, vaadata või välja kutsuda, kui sa usud seda, mida sinu meel räägib. Annan sulle selle videoga kaasa selle, et vaata korraks ja kuula korraks, kas või korraks, kui sa rohkemat ei taha, mis lugusid su meel räägib. Sinu enda kohta, sinu kaaslase kohta, sinu elu kohta, sinu töö kohta, sa võid isegi need välja kirjutada, siis on veel selgem. Ja siis vaata seda, et kas see on see, mida sa tahaksid ka edaspidi kogeda, või see on see, mida sa tahad enda elus ära muuta. Otsus on võti. Ja enda nägemine. Enda nägemine on kood. Ja kõiges selles on sul vaja teadvustada ennast mitte kui inimest, vaid see, kellena sa oled tulnud kogema seda füüsilist reaalsust siia. Sina kui Jumal, sina kui looja. Ja sellega ma selle video lõpetangi. Et surfa edasi oma tõusulainel. Hoia ennast sellena, kes sa oled, mitte jõuga, vaid lihtsalt naudi, märka ennast ja elu saab olema totaalselt maagiline.